Tšau! Täna tuleb jälle autoreview video. Jälle on tegu mingisuguse Fordiga, aga ärge veel ära minge, see on jälle siuke päris teistsugune auto. Võti on täitsa selline tavaline, aga auto ise nii tavaline ei ole. Tuleb iiluaknast. Päris pirakas, seekord on siis kastiga variant meil. Ja tegu siis Ford F-150 Raptoriga, mis tegelikult veel originaalis on Mehhiko turule loodud, ehk siis tegemist on mitte Fordi, vaid Loboga. Aga Maanteeametiga me saime jutule ja sobis Ford neile siis auto nimeks. Et tänaseks on registreeritud, see oli eraldi saaga, selle kohta võib eraldi video teha. Aga tänases videos siis teeme natuke puhtamaks ja lähme proovime selle autoga sõita. Tahad külmkäivitust või nagu seda käivitust ka või? Jaa, loomulikult tuleme siia toru kõrvale. No nii, kuidas me selle auto siit uksest sisse saame? Ma arvan, et see läheb igat pidi siit läbi. Aga Kriime ei tohi juurde teha. Ei tohi, jaa. Siin on Lobo märki näha. Lobo Ford Raptor SVT. Katse 3. Päris kitsas oli see uks, kuigi tegelikult on täitsa suur uks. Ei näinud väga palju katseid tegelikult, nice job. Ei, raske on jah. Kusjuures mina olen veel harjunud nagu nende Volvode ja sükeste suuremate maasturitega, aga see auto on ikka täitsa nagu siuke veoauto stiilis juba minu jaoks nagu. Pirakas on, jaa. Tahad korraks näidata Fiati kõrval ka autot? Jaa, ühesõnaga. Kohe näitame teile, kuidas ta näeb Itaalia kupee kõrval ka välja. Kui me ta nüüd välja ajame, siis peab ta sisse ka tagasi panema. Et see, kui Rasmus selle Fiatiga sõitis, siis see oli ikka väga maskuliinne vaade. Jumal äge. Nii, mille järgi sa nüüd need autod kõrvuti ajasid? Ma tahtsin näha, et suur auto ja väike auto, et oleks natukene võrdlusmomenti siis meile kõigile. Pean sind kurvastama, et kui siit niimoodi sirgelt vaadata, siis Ford on ikka nagu tagapool. Või konksuga, no ma arvan mingi 20 sentimeetrit või midagi sellist siit silmaga. Aga siis, kui ettepoole lähed, siis see, kus Rasmus istub, ei ole veel selle auto taga istuja see isegi, kui siit võrdselt vaadata nagu päris jõhker. Ja kui me tuleme siia poole, siis tegelikult ei saa arugi, et teisel pool autot on üks väike Fiat. Kindlasti mõni vaataja sooviks väga teada FIS-testi tulemusi. Mahub veel. Jah, siin on vist 2 tükki ja siis pane veel juurde. Sisuliselt tõestasime ära, et see Fordi kastikas on natuke suurem kui Fiat 500. Tarmo võrdlus ka veel siia vahele. Nii, vaatame, kas nüüd saame ühe korraga sisse. Et siin on äge Iron Wheel Cleaner paistab. Tõmbab lillaks ära kohe. Shaving foam. Hästi vahune on jah, seekord, aga vaikselt ikka voolab. Peabki voolama, see on see õige stuff. See on see mullitaja režiim ju. Kusjuures see on mingi regullimise värk praegu. Mulle jäi just silma, kuidas sealt see väljapesu voolab ja siis kuidas eelpesu tegelikult oma tööd teeb. Et siia selle astme laua peale koguneb seda mustust praegu, mis mööda külge maha jookseb. Ja tegelikult me tegime survekaga ette ka
et see on see, mis peale survekat kõik järele jäi, ilma mingisuguse keemiata. Vahepeal on pill läikima löödud, pesime üle ilusti, täitsa kontaktiga ka. Omanikul väike lisaväärtus, et meile andis seda autot. Kuivatame need ukse ääred ära ja hakkab looma. Nii, sellel on siis 2 rida istmeid. Eelmisel Fordil oli 3. Kusjuures hästi ägedasti need käivad kuidagi nagu ülesse ja siis sul on siin nagu veel üks suur storage. Pakiruum, jah. Et boom. Vau. Suht crazy. Ja siis, oho. Väga lihtne. Selline heavy duty tundub mulle kõik, et saab nagu päriselt kasutada autot. Ma vaatan kapteni tooli ka. Fancy istmed, racing triibuga rool, vanakooli sükene armatuur. Et 2014 ütlesid mulle, et see on, jah? Seda siis meie juures pollitud ei ole, aga pesulas on ta päris püsikas tegelikult, et kui kuskilt seikluselt tuleb jälle, siis saab puhtaks. Iga kuu saab see auto puhtaks, et hästi äge näha, et see on selline tõesti. Omanik on siis väga hooliv oma autost, ütleme nii. Kasutusjälgi on ka mõne koha peal. Minu arust see annab nagu natuke juurde isegi sellise auto puhul. Muidugi igal oma. Ja peale pesu hoopis teine kohe. Kõik need embleemid ja asjad ja näeb päriselt värvi. Uks käib päris kergelt. Et mõne auto puhul on see, et sa tunned ukse raskust täiega. Raptor. Ma enne nägin, et sa tegid lahti ka selle. Ma proovin, kas ma oskan ka. Ops. Nii, siin on ka tegevusteks täitsa ruumi. Siin mingi voodi panna või? Ja see käib ka siis veel minu teada. Ops. Siin saad siis peal. Siin saab süüa. Jep. Sellepärast need on pudelihoidikud. Hästi selline päris on, et kõik nagu toimib. Kui ma ei eksi, siis need on uued nagu paigaldatud, et see kogu asi käiks natukene paremini. Kate siis peaks olema 3. tootja oma. Et see nagu originaalis ei ole, minu teada. Nii, ma näen, et Sony audio on siin sees. Tundub nii, jah. Eelmisel Fordil oli siis Bang & Olufsen. Räägime natukene Fordi numbritest ka. Ford F-150 Raptor. Ta on siis 6,2 liitrine V8 mootor, millel on 306 kilovatti. See auto, minu arust sellel autol ei ole väga oluline, et kui kiiresti ta kiirendab, aga seal internetis leiab numbreid 5 sekundist kuni 7 sekundini. Otsustage ise. Ma ise ütleks, et ta on pigem selline nagu 7 poole enda tunnetuse järgi, aga see võib ka sellepärast olla, et see auto on nii suur, et siis sa ei saa enam aru, kui kiiresti sa lähed. Muideks see V8 mootor sellel kerel on siis viimane, et järgmine tuli juba V6-ga. Märkimisväärt on, et kui see auto siis Belgias tuli, siis tal oli tüübikinnitus Belgias ehk siis Euroopa Liidus. Minu arust see peaks siis kõik väga loogiline olema, et selle auto saab Eestis ka registrisse. Meil nii ei läinud, et see protsess oli kuskil 2-3 kuud, mil me tegime teda nagu Eestis siis seaduslikuks. Selle kohta võime eraldi video teha, kui te tahate, sest seal on nagu nii palju juttu, nii palju mingeid väikseid tulesid, mis on siin igale poole pandud ja see on lõputu, et andke meile kommentaarides teada, kui te tunnete, et see oleks nagu huvitav video, sest see oli täielik saaga. Võin ühe asjana näidata, see tuli, mis seal taga üleval on, eraldi vestlus, eraldi täpselt selline peab välja nägema. Siin all on tagumine udutuli, siin all on tagumine tagurdustuli, need on kõik nagu eraldi mingisugune, kuidas peab olema, milline peab olema, kõik see muu. Ütleks, et elustiili auto, selline väga tugevalt, et paned enda haagise ja paadi siia järgi, sõidad kuskil enam-vähem tagaratastega vette, ei pea muretsema, selline lihtne, aga samas väga eriline auto. Mis sellest autost teeb siis Raptor ja SVT nii-öelda? Seal on siis vedrustus. Sisuliselt, kui te YouTube'is süvitsi lähete, siis te leiate videosid, kuidas need autod teevad mingeid hüppeid. Ma arvan, et meie täna hüpped tegema ei hakka, aga saate siis neid teisi videosid vaadata, kus need autod hüppavad. Ma arvan, et
need on siis, see on see kõige olulisem numbrite osa vist. See on siis Keyless Entry, kui ma ei eksi. Saad endale PIN-koodi siia panna ja lähed nagu pangakaardiga terminali. Ja siis vaatab, mis nupud kõige kulunumad on ja annab minna. Jah, ja siin on veel kuidagi nagu ühe nupu all 2 numbrit, et targemad võivad kommentaaridesse meile teada anda, kuidas seda kasutada. SVT, hästi palju selliseid päris vendid. Need on päris vendid, siis saab pastaka läbi panna. Okay. Kas või selline asi, et siia külge sa võid nagu juba panna mida iganes ja aidata mingi rekka või traktori kuskilt välja, et täpselt selleks on see auto mõeldud. Muideks, märkimisväärt jälle, see auto tuli Eestisse LPG seadmega. LPG seadme me eemaldasime ära. Õige. Nii. Kuskilt on nüüd kinni. Ja enam ei ole. Mis meil siin on siis? Mootor. Ei tundugi väga suur mootor, sest kapoti alune on nii suur. Ja just nagu kõrgusesse ka. Silla talaosas on ka päris hea koha peal, et ta ei ole nagu üle sellest, et mõni teine mark armastab nagu teha seda teist trikki, et... On küll, jah. Okei, aga siis praegu sõidame välja, vaatame korraks, kui väljas ka veel natuke valgust on, siis vaatame, mis see pesu andis meile ja... Lähme ja teeme väikse proovisõidu niimoodi, et Rasmus saab ka autot proovida. No nii. Hästi huvitavalt käitus. Nagu võib-olla pidurid olid. Ja vett saanud on, jah? Jep. Minu arust väga lahe auto tegelikult. See punane värv annab ikka pesuga ka nagu, et väga eriline. Nii. Ma tahan astme laua peale astudagi. Puhas õnneks. Puhas õnneks, siin on see asi. Ma tahan hädaldada kohe. GoPro see kott ei mahtunud siia alla sisse. Eelmisel Fordil mahtus. Natukene meenutab seda Red Bulli autot suuruse poolest, aga eks need olegi sama platvorm enam-vähem. Ma mõtlesin sama ja vähemalt vist meie jaoks üsna sarnased sõidukid. Muidugi selle autoga on ka natukene, ilmselt hetkel muidugi sellepärast, et see auto on just pesust tulnud ka, aga hästi palju silmi haarab. On sõites nagu raskust ka tunda või? Otseselt mitte. Pigem on võib-olla see, et kui mõelda nagu, et on 306 kilovatti ja 6,2 liitrine, siis ta nagu tahaks, et oleks nagu veel erksam. Ja võib-olla mul on see mingi kogemus, kui me paar aastat tagasi proovisime seda täiesti uut TRX-i ka. Et see oli nagu veel brutaalsem. Mulle jäävad eriliselt silma see SVT nagu märgid igal pool, et Tahokas on selline SVT nimede ja logodega, siis siin on mingi eraldi režiimi seadistamine, mis on siis Raptori ja SVT jaoks. Aga muus osas ta on ikkagi üsna nagu lihtne auto, et 2014 aasta. Aga samas tal on kõik olemas, et tal on tavaline püsikas. Ega ma ei oska siin nagu midagi sellist välja tuua, mis võib-olla teistel autodel tänapäeval ei oleks. Aga tal on ikkagi ventistmed ja istmesoojendused ja sellised asjad on olemas. Roolil on see selline sportlik. See on ikka konkreetne asi, mida tänapäeval tehakse nagu aftermarketina minu meelest. Siis sellel autol on see siis nagu originaal. Päris nagu selline maastur, et sa saad ise valida. Hetkel on siis auto tagaveoline, saad keerata 4 high ja 4 low peale. Nendega on vist ka, et olenevalt autost ma olen kuulnud vist rammide puhul, et ei tasu nelikus sõita kogu aeg, aga ma täpselt ei oska öelda, mis selle puhul võiks olla. Minu arust see on päris, et kui see nagu väga suure kiirusega sõidad, siis sul ei ole seda nelikvedu nagu vaja. Aga jällegi sul on see võimalus, et kui sa tunned, et kuskil on mingi libedus või asi, siis sul see võimekus nagu on olemas. Natuke võtab kütust. Hetkel on 20 liitrit 100-le.
Kusjuures ma arvasin, et natuke rohkem on. Oleks ka arvanud. Teine V8 meil ju võttis isegi 40 ja siis ei ka vist numbritest väheks tegelikult, et E-teenindus ütleb kindlasti, et see auto ei võtagi kütust. Kuskil tunnelis testitud, aga mina arvasin, et see auto võtab rohkem kütust kui 20 liitrit sajale. Siis leidsime siit, et Powered by Microsoft on seal kirjas. Väga huvitav. Muideks 1600 kilomeetri viimase on siis 332 liitrit kütust ja 20 liitrit sajale. Mis kollane tuli on, mis feature see on? Kusjuures see pidi olema niimoodi, et see mootori tuli põleb sellepärast, et katalüsaatori mingid näidud on vahepeal nagu pole vist päris õiged ja kohe paneb mootori tule põlema. Tahab lihtsalt kuuma saada korraks äkki? Katalüsaatorid tahavad, jah. Ja see ei ole veel niimoodi, et see on vist kuidagi seotud katalüsaatorite osa on siis seotud sellega, et gaasiga on sõidetud. Et katalüsaatoritel on vist nagu kuumus peal. Aga siin juba härrased uurisid natukene, et siia saab panna natukene vingemaid summuteid ja teeb natuke veel tummisemat häält. Seda tahaks täitsa kuulda, kui see juhtub kunagi. Kedagi ei tule ka, nii et... Väga nice. Good. Kusjuures tegelikult täitsa tuleb kiiresti 100 kilomeetrit tunnis. Ei saad seda laulu kuulama ja kõik on hästi. Ja enne me avastasime selle ka nagu raskesti, et ikkagi kui sul nagu ainult tagaveoline see auto on, siis ta teeb tagaratastega kaapsu ka, mis on üsna loogiline. Selline 1+1, aga nagu siis, kui sa nagu aru saad, et sul tagarattad kaabivad mingisuguse 3,2 tonnise, 3,1 tonnise tühimassiga autol, siis see on teistsugune. See ei ole nagu, see ei ole võrreldav mingisugune kupee BEM-iga, et see on täiesti teistsugune. Et jaa, emotsioone väga palju, et ja see vedrustus. Ma ei ütleks, et ta kõige pehmem on või mingi selline nagu õhkvedrustus, aga sa tunned, kuidas nagu see aitab sul seda kilovatti maha saada. Et see on võib-olla minu selline kirjeldus. Või mis sina ütled? Vedrustuse koha pealt, et linnakas ta ei ole, et see tunneb päris palju tegelikult teed, et aga samas, kui sa millegist üle sõidad, siis sa nii palju ei tunne jälle, et ta kuidagi teistmoodi teeb. Aga igapäevane parkimine selles mõttes, et selle autoga ikkagi natuke valid kohta, et ei lähe päris mingis ei lähe lihtsalt lenda laivi nii-öelda ja ükskõik millisesse kohta, et kui on kitsas, siis selle autoga ei lähe. Ma mõtlen ka, et nagu sa oled kuskil parklas nagu oma sõiduautoga ja sa vaatad, mine pekki nagu mingisugune tank parkis kõrvale mulle, et seda tunnet võib-olla tekib ka, et aga kindlasti saab nagu viisakalt ka parkida seda autot, et Raptor nähtud. Seekord kahjuks lumme ei saanud minna, aga kirjutage all, mis te sellest autost arvate. Ja kui te nii kaugele juba siin videos jõudnud olete, siis võite subscribe'i ka vajutada. Me teeme kindlasti veel videoid. Näeme järgmine kord. Tšau!